Ja sõbrad, nüüd räägime sellest, kuidas saada toad ja ka suuremad hallid ning angaarid mõnusalt soojaks ja seda väga energia ja kulu tõhusalt. Hakkame rääkima infrapuna soojuskiirgur ahjudest ja ka infrapuna soojuskiirgur paneelidest, aga alustame ahjudega ja need on siis diislitoitel töötavad ju, Alari. Just, et mõeldud siis erinevate siseruumide kütmiseks. Telgid, suured autohallid, autotöökojad. Kirikud. Just, täpselt. Kõige pisem meil siis 10 kilovatine kütmaks 60 ruutu ja kõige suurem 40 kilovatine, mis kütab siis 300 ruutmeetri kanti. Töö põhimõte väga lihtne, et ahju allosas on diislipaak vastavalt mudelile vastava suurusega. Lihtsalt valate kütusepaaki sisse, juhe läheb seina ja vajutate nuppu ja ahi läheb iseenesest tööle. Soojuskiirgur ahi töötab siis nii, et teie määrate masinale soovitud temperatuuri. Kui masin saavutab selle, siis ta lülitab ennast välja ja alustab taas uuesti töötamist, kui on temperatuur langenud ruumis vähemalt 2 kraadi. Masin vajab regulaarselt värsket õhkuruumi, tunnis korra ust avada, et saaks värsket hapnikku peale, siis on ka põlemisprotsess hästi puhas. Kütust tarbib siis väike masin liiter tunnis oma töötamise ajal ja 50 vatti elektrit ainult. Suurem masin on meil 40 kilovatine, see tarbib 3,8 liitrit kütust tunnis ja 120 vatti elektrit ainult. Et suure ruumi kütmiseks minu meelest väga efektiivne ja soodne, mugav lahendus. Ja enne kõik just, ega ta kogu aeg ju ei tööta, sest et kui see temperatuur on saavutatud, nagu sa enne ütlesid, siis tegelikult ju aparaat jääb vakka, ei võta ta elektrit, ei võta ta tegelikult diislit ka ja ainult sel juhul ta võtab, kuidas ta ruumi peab uuesti kütma. Aga sa oled siia välja pannud ka tegelikult aku. Et kui mul ikkagi ei ole seal kuskil seda pistikut, siis tegelikult saab ka selle aku pealt panna või? Just, et ülimugav lahendus, kuidas saada soojuskiirgur ahi täiesti autonoomseks on siis kasutada imepisikest akupanka. Näiteks alternatiivina, kui näiteks ka elektrikatkestus on, et siis saate oma eluruumid kas või soojast kütta sellega, et vajab ta ju ainult ju pisike ahi 50 vatti elektrit nagu üks väike lambivirn. Kuid on tegelikult ju teisigi võimalusi, Alari, kuidas tuba soojaks saada. Üheks võimaluseks on need samad infrapuna soojuskiirgur paneelid. Just, et tegemist siis väga mugava küttelahendusega, et lihtsalt riputate lakke, kinnitate seinale ja lihtsalt lülitate sisse, et küttepaneelid siis kütavad ruumis olevat õhku ja teie määrate temperatuuri, küttepaneel ise hoiab seda stabiilset temperatuuri ja nii lihtne ongi ja vajadusel saab ka Wi-Fi mudelitel läbi mobiiltelefoni neid juhtida distantsilt, kui ruumis on olemas Wi-Fi ühendus. Enne kõik kuhu kohta siis sobilivad, et kontorisse, kas täitsa koju ka? Need sobivad täiesti eluruumidesse, magamistuppa, suurde tuppa, kontorid, suured hallid, kui tahetakse suures hallis näiteks kellegil mingit väikest nurgakest soendada, siis ideaalne lahendus. Küttepinnad on siis sellised, et kõige väiksem kütab 20 ruutmeetrit, keskmine mudel 30 ruutmeetrit ja kõige suurem küttepaneel kütab siis 40 ruutmeetrit. Vahetame natukene teemast, sõbrad, räägime nüüd mitte ahjudest ja paneelidest, vaid räägime sellest, et lumi taeva jää, lumi tuleb kuidagi hoovist välja ka saada. Ja need aparaadid, nagu aru seite, siseruumis ja ülimalt vaiksed, ehk siis aku toitel töötavad lumepuhurid. Just, et sinu käel siis suur kaheastmeline tõsine tööloom lumefrees, siis kõik on mugav siit juhtpuudist liigutada. Tegelikult on ju see, et nii kui ma siit vajutan, ta hakkab kohe ise jooksma. Just, et midagi käima vaja panna ei ole, lihtsalt vajutad kangi ja masin hakkab kohe liikuma. Näed, nii kergelt see läkski. Ja siin sees on siis 2 võimast akut ja tegelikult on need akud, millega tegelikult see sama infrapuna soojuskiirgur ahigi meil töötab. Just, et kusjuures komplektis on 2 võimast 7,5 amperturist akut, 2 kiirlaadijat, mida te tegelikult saate ka suvel mururiidukides kasutada või mis iganes teistes egotööriistades, et väga mõistlik. Ja sama võimekas akutoitel lehepuhur tegelikult on väga suureks abiks ka talvekuudel, kui näiteks auto pealt lund lasta. Ideaalne. Ehk siis sõbrad, toad soojaks, kas siis infrapuna soojuskiirgur ahjudega või siis paneelidega ja sissesõit kodus võiks ikka olla ju lumest puhas.